Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Mustakassi imelised lood. Pidusöök. Jääge meiega siin Nadja ja uudised. Louvre'i muuseumis avatakse täna uus eksponaat, salapärane tahkunud laavast nikerdatud skulptuur, mille avastas hiljuti Tiibeti mägedest muuseumi kuraator härra Kubdel. Adrien. Marinett, ma palusin Alexil meid siia kutsuda selleks, et näidata sulle hiljutist avastust seoses superkangelastega, mitte selleks, et sina saaksid Adrieni järele õhata. Seda saad koolist teha. Super Adrien, tähendab kangelased, ma olen üks suur kõrv. Lahe. Esiteks, Lepatriinu ja Mustakassi sugused superkangelased saavad oma väe nõiutud ehetest, mida nimetatakse imelisteks. Sa pidid ju Lepatriinu uurimise sinna paika jätma, et mitte tema tegelikku identiteeti ohustada. Jaa, aga see ei puudutagi tegelikult teda. Ma aitan Lepatriinul hoopiski öölast paljastada ja ma olen vist avastanud, mis ühendab superkangelasi, öölast ja imelisi. Ma olen veendunud, et Lepatriinu, Mustkass ja teised imeliste valdajad on tegutsenud juba sajandeid, kuni nad mingil hetkel miskipärast kadusid ja maailm unustas nad, aga me teame, et Lepatriinu tegutses juba vanas Egiptuses. Kas see on must rüütel või hoopis Mustakassi imelise valdaja? Tule! Ja kas see on lihtsalt peendaam või Liblika nimeline superkangelane? Ja kas see on Herakles või hoopis kangelane, kelle käes on lõvi imeline? Kas siis selline on ka olemas? Äkki see on siis jänku imeline? Vanasti värviti skulptuurid üle ja suurem osa värvist on ajaga maha koorunud, aga väikesed mikroskoopilised osakesed on veel säilinud. Tänu erilisele äpile saame näha, millised nad algselt välja nägid. Aga oluline on see, et kõigil neil taiestel on üks ühine element, üks ja sama sümbol. Vaadake, see on igal pool. See on nagu mingi salaühingu sümbol, just nagu oleks mingi valvurite ordu kaitsnud neid superkangelasi aegade algusest peale. Sellel Tiibeti kujul, mille paps leidis, on samasugune sümbol. Natali, oled sa terve? Kõik on korras, mul hakkas lihtsalt pearingi käima. Vahest peaksime koju minema? Minu papsi sõnul on see kuju peaaegu 200 aastat vana. Minu avastuste põhjal pole viimased 200 aastat imelisi valdavaid superkangelasi näha olnud. See võib olla viimane teadaolev jälg imelistest. Kuni paar kuud tagasi ilmusid välja Lepatriinu ja Mustkass ja töölasega võidelda. Täiega lahe! Kindlasti aitab minu lugu Lepatriinul öölast paljastada. Oota, sa kavatsed need teooriad Triinu blogis avaldada või? Ma jõudsin juba video üles laadida. Imeliste saladuste paljastamine nii äge. Muidugi, fantastiline. Kindlasti on ka Lepatriinu sellest vaimustusest nagu ka öölane. Ma pean minema. Mul on vaja õppida. Näeme hiljem. See on nagu mingi salaühingu sümbol, just nagu oleks mingi valvurite ordu kaitsnud neid superkangelasi aegade algusest peale. Mina olen süüdi, meister. Ma poleks tohtinud imelist tema kätte usaldada. Alja on väga hea ajakirjanik. Varem või hiljem oleks ta selle sajandeid varjatud saladuse nagunii avastanud. Aga ära muretse, see ei saa öölast meie jälgedel juhtida. Seesama sümbol on ka selle nädala alguses Louvre'i jõudnud kuju peal. Uskumatu! See on võimatu! Meid ootab hukatus! Selle kuju pärast? Aga te just ütlesite, et... See ei ole kuju, vaid sentikoletis. Nõiduslik olend, kes tekkis paabulinnu tunnetest. Aga meie Mustakassiga lõime juba Majura loodud sentikoletise tagasi. Jaa, aga nende vägi ei küüni sentikoletise omale ligi lähedalegi. See sündis ühe noore mehe negatiivsetest tunnetest, kellel polnud aimugi, mida ta loob. Mäletad, ma rääkisin, et tegin kohutava vea. Et sa aru saaksid, pean sulle kogu loo ära rääkima. Olin sinust noorem, kui mind valvuriks valiti. Mu vanemad ütlesid mulle, et see on suur au ja sellest ei saa keelduda. Nad viisid mind templisse. Mulle seal ei meeldinud, oleksin tahtnud elada vanemate kodus ja suhelda omavanuste lastega. Ma ei tahtnud midagi valvata. Aga üks valvuriks saamise katseid nägi ette, et ma pidin söömata ja joomata 24 tundi järjest imeliste karpi valvama. Mul polnud toeks midagi peale mu õpipoisi saua. Peagi läks mul kõht tühjaks ja nälg kasvas iga tunniga.
kõiges olid süüdi need imelised, mida ma pidin valvama. Ma ei suutnud kauem nälga taluda. Võtsin paabulinnu imelise ja kasutasin selle väge. Tahtsin ainult väikest kaaslast, kelle saaksin saata kööki riisipallide järele. Aga imelist ei tohi kunagi kasutada valedel põhjustel. Vihamuse ees segunes mu näljaga ja ma lõin Senti koletise, kes oli hoopis teistsugune, kui olin ette kujutanud. Metsiku Senti koletise, kes oli valmis kõik alla kugistama, eriti aga imelised, mis olid just sel hetkel mu kirstunaelaks. Paanikas kaotasin oma saua, mis oleks ainsana aidanud mul koletist kontrollida. Olin alles poisike ja mul oli nii suur hirm, et mul tulnud pähegi teda paabulinnu imelise abil hävitada. Üritasin kõik oma rumaluse jäljed hävitada. Üks munk soovitas mul põgeneda koos loitsu raamatuga, mis tal oli õnnestunud päästa, ja imeliste karbiga. See oli viimane imeliste karp. Mõistsin, et minu sentikoletis oli alla neelanud kõik teised templis hoiul olnud imeliste karbid ja kui mungad üritasid teda peatada, hävis nii tempel kui ka valvurite ordu ja kõik muu. Ma üritasin sentikoletise eest põgeneda, kuid kaotasin loitsu raamatu ning liblika ja paabulinu imelised. Arvasin, et sentikoletis on igaveseks kadunud. Niipea kui öölane sellest teada saab, võib ta paabulinnu väge kasutades selle uuesti ellu äratada. Kui see peaks juhtuma, siis meie musta kassiga lööme ta tagasi. Teil pole vähimatki lootust, ta on imeliste väe suhtes puutumatu. Ja ära nimeta mind meistriks, minust ei ole kunagi valvurina asja olnud. Ma ei tohi rohkem vigu teha. Sina ja must kass annate mulle oma imelised ja ma lahkun Pariisist koos imeliste karbiga, sest just seda see koletis jahib. Ta tuleb mind otsima, aga nii päästan linna ja selle elanikud. Aga kui ta teid seekord kätte saab? Siis on see mu saatus. Kõik on minu süü. Ma ei lase teil üksi minna. Mind lepatriinuks valides. Te ju usaldasite mind. Palun tehke täna sama. Aitäh sulle kõige eest, Marinett. Thank you for everything. Natalil käib vahel pearingi, aga see pole midagi tõsist. Kena sinust minu pärast muretseda. Ehkki selleks pole põhjust. Kuidas ütled, isa? Seesama sümbol on ka selle nädala alguses Louvre'i jõudnud kuju peal. Ma tundsin tema sees peituvat amokki. See pole kuju, vaid uinunud sentikoletis väga vana ja väga võimas. Järelikult saab seda kas hävitada või uuesti ellu äratada. Kuna mina seda ei loonud, ei saa mina ka teda kontrollida. Ma aitan sind. See on pärit sealt samast, kus meie oma imelised leidsime. Mul on tunne, et sellest võib mu teekonnal kasu olla. Sa lähed veel täna tagasi Louvre'i. Hästi. Peaksid enne minekut puhkama. Ärge muretsege, ma saan hakkama. Miks nii pikk nägu? Mu emal käis ka vahel pearingi, just nagu Natalil. Ja isa ütles samuti, et see pole midagi tõsist. Kas teeme ühe dueti? Sa mängid klaverit? Mul on ka muid andeid peale juustu nuusutamise, noormees. Ainult tema suutis mind niimoodi naerma jääda. Aitäh, Black! Ma tunnen selle igatsustöölane. Ta on näljane ja januneb imeliste järele. Njam, imelised. Veel üks samm ja ma võtan sinud su amoki. Kas sa tahad tõesti, et ma su hävitan? Sentikoletis on sinu päralt töölane. Imelise must masendus, milleni sa ei ulatu.
selline nälg on mulle liigagi tuttav. Lenda mu väike Akuma ja kurjesta see sentikoletis. Pidusöök, mina olen öölane. Sa tunned piiritut nälga, mida saavad vaigistada ainult imelised. Annan sulle väe neid jälitada ja nad kõik alla kugistada. Aga kui oled nende omanikud alla neelanud, pead 2 imelist minu kätte tooma. Lepatrinu ja musta kassi omad. Aga ära muretse, saad need tagasi, kui olen nendega lõpetanud. Saad veel paabulinnu ja minu omad peale kauba. Sina saad kõik imelised nahka panna ja oma nälja kustutada. Kas oleme kokku leppinud? Hea küll, pidusöök võib alata. Njämma, imelised. Vabandust. Veis? Marinett, sa oled kõige vägevam lepatrinu, aga ma ei saa lasta sinul ja mustal kassil minu tehtud vea pärast oma eludega riskida. Loodan, et saad mulle andestada. Ole õnnelik ja unusta mind igaveseks. Alla kirjutanud Fuu. Ei või olla, Tiki! Meister, oodake! Hei, oodake! Meister, kas on ikka parim lahendus? See on ainus lahendus. Meister! Njam, njam, imelised. Näed, Veis, kui Marinetil oleks tema imeline alles olnud, oleks sentikoletist alla neelanud. Või oleks ta lepatrinuks muundunud ja koletisele vastu astunud? Vahel on võitlus mõttetu, Veis. Pidusöök tunneb imeliste lõhna. Mees, kes teda jälitab, saab olla üksnes imeliste valvur. Varsti pole tal enam midagi valvata. Pidusöök neelab kõik alla. Ja meie saame võidu maitset tunda, kulla Majura. Tervitus, mutukas. Mustkass, kas oled sina? Muidugi, keda sina siis ootasid? Kas see kostüüm ei ole natuke ohtlik? Ainult väljaspoolt. Mul on banaani korral kiiverekaitsmed, mutukas. Kui sa mind veel mutukaks süüad, hakkan sind banaanikaks süüdma. Kuidas soovid, mutukas? Läheme otse teed. Seal, buss. Hei, juht, ma olen lepatrinu, ma vajan su abi. Muidugi, lepatrinu, ja sinu kaaslane on kuulus banaanikass. Võid mind lihtsalt banaanikaks süüda. Vahet ei ole, kes me oleme. Seda meest jälitab koletis, me peame teda aitama. Selge, võite minu peale loota. Aitäh, superbussijuht. Nüüd! Vaata, meister, vaatamata oma tobedatele kostüümidele ei vedanud lepatrinu ja must kass teid alt. Võimatu, neil pole ju imelisi. Olgu, ma aitan teid, aga sõitke tee servas enne kui viga saate. Seaduse nimel. Avaliku vara rikkumine. Olen jäätisemeister Andre ja aitan õiglust jalule seada. Need on ilmselgelt nemad, kes muu võiks nii jaburalt käituda. Kuidas sulle see maitseb? Mõnus praetud banaan banaanikalt. Palju maitsvam kui imelised. Vaadake, meister, pole mõtet põgeneda, teie jüngrid ei alistu iialgi võitluseta. Imelistega või ilma, nad on ikkagi lepatrinu ja must kass. Ma ei taha nende kadumises süüdi jääda. Meeldib see teile või ei, aga teie olete valvur. Just, ja see on minu otsustada. Andre, laske moonse otsa. Andre, mine peitu. Me ajame selle ise korda, loodetavasti. Hei, jäta nad rahule.
mina olen see, keda sa oled juba 172 aastat otsinud. Imeliste valvur on see krimpsus vanamehe näss. Kas otsid seda? Imelised. Temast saad sa ju kerge vaevaga jagu pidusöök. Mine ja muundu ruttu. Mina olen viimane imeliste valvur ja ma kavatsen oma missiooni lõpule viia, ma ei karda sind enam. I am not scared of you anymore. Aitäh, Lepatriinu. Teadsin, et langetate õige otsuse. Nõndaks Veis, kilp. Meister tei selg, te olete liiga vana, et superkangelast mängida. Me saame hakkama. Võtke imeliste karp ja peitke end ära. Naudi pidusöök, nüüd pole neil sinu käest pääsu. Me peame ta Amoki leidma. Sentikoletisel pole ju midagi kaasas. Kata mind. Võluvägi. Metalliotsija. Te panite sentikoletist luues Amoki oma saua sisse. Täpselt nii. Kas see sau oli juhtumisi metallist? Osaliselt küll. On vaid 2 kohta, kus see sau olla saab. Kas seal, kus asus tempel või? Hei! Tee ruttu, neiuke! See peletis neelas mu saua tervelt alla. Minge peitu, meister! Kas praegu on ikka õige aeg, neiuke? Tahad oma saua tagasi saada? Ainult mitte keel. Tubli pidusöök. Hoia neid 2 imelist minu jaoks kenasti soojas ja naudi teisi. Oled need ausalt välja teeninud. Njäm, imelised. Ohoo, seest on see veel suurem. Minu käpp. Mis toimub? Kas ta seedib neid asju? Kõik, mis ta alla neelab, jääb igaveseks siia. Sel juhul peame ruttu meistri saua üles otsima. Hüvasti, Kulau Eis. Oled parim kvaami, keda oleksin lootnud kõik need aastad enda kõrval näha. On olnud suur au teie kvaami olla. Ma teadsin seda, see pidi terve olema, muidu oleks sentikoletis ju kadunud. Olema soovidega ettevaatlik. Kataklüsm! Nüüd on su kurjusel kriips peal. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Aida, väike liblikas. Ei, see on võimatu. Minuga on kõik korras. Imeline Lepatriinu. Nukid. Tänan sind, Lepatriinu, tänu sulle ei pea ma enam põgenema. Tegin vaid seda, mida teie mulle õpetasite. Tean 2 tüüpi, kes peavad siiski põgenema, enne kui nad endiseks muunduvad. Hüvasti, meister. Jääge meiega, eetris on uudised. Erakordne ja seletamatu. Need 2 sõna võtavad kokku selle templi taasilmumise Tiibeti mägedes 172 aastat pärast selle hävimist. Clara Contard on koha peal. Täpselt nii, Nadia. Eriliseks teeb selle nähtusega see, et tagasi on ka kõik muungad, kes omal ajal siin templis elasid. See on ju imeliste valvuri sümbol. Pean sellest oma blogis kirjutama. Minu eksitus on parandatud. Muungad on vabaks lastud ja tempel taastatud. Ma ei suuda sind piisavalt tänada, Marinett, nagu ka musta kassi. Viimaks ometi olen vaba mineviku koormast, mis oli mind nii kaua vaevanud. Lähen lähiajal neid vaatama ja räägin neile kõik ära. Sinu koolitus on lõpule jõudnud, Marinett. Sa oled nüüd täisväärtuslik Lepatriinu. On käes aeg õpetada sind välja oma uueks valvuriks. Valvuriks?
aga teie olete ju valvur. Olete olnud juba 172 aastat. just, on aeg leida endale mantlipärija. sa oled tõestanud, et väärid seda rohkem kui mina. sinu väljaõpe algab kohe. pead järgmised 24 tundi söömata-joomata imeliste kasti valvama. Tegelikult ma lubasin aidata isal saia küpsetada. see oli nali. Neist karmidest nõudmistest polnud mingit kasu, kui mina sinu vanane olin ja ma ei kavatse neid jätkata. sinu esimene ülesanne on aidata mul need kastid kaubikusse viia. nüüd, kui öölane teab, kes ma olen, on mul ohtlik siin elada. aga ära muretse. kui sina või must kass peaksite mind vajama, olen teie jaoks olemas. ma ei lähe kuhugi enne, kui oleme öölasest jagu saanud. ma ei jäta teid. ma ei ole veel oma kaotust lõpuni seedinud, Lepatriinu. see üksnes suurendab mu isu. aga nüüd, kui tean, kes on imeliste valvur, kavatsen seda teadmist ära kasutada, et sulle kätte maksta. ja kättemaks serveeritakse jääkülmalt. Very cold. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.